Tulge jälle tagasi teisipäeviti kell 6 Tore kanalitesse. Tere tulemast stuudiosse. Stuudios on Tore. Mina olen Tore Marju ja minu töö on tore. Ja minuga koos on alati toredad noored ka. Tere tulemast stuudiosse. Tere Anna ja tere Elisabeth. Tere! Ciao! Ja rõõmustage palun minuga koos kaasa, sest nagu te näete, meil on stuudios uus pildike ja see pilt on ka särgikese peal ja see on see meie kampaania, mis oli Torevandi nädalal aprilli lõpus. Ja palju õnne kõigile, kes osa võtsid ja mis nad tegema pidid, siis mäletate? Facebookis või kuskil mujal jagama ühte tore saadet. Jah, jagama tore saateid ja neid jagajaid jagus ja võitjad on teada 4 inimest. Need on täiesti erinevatest Eesti paikadest. Saaremaalt Kristin Lauri, Väätsast, see on siis Järvamaalt Laivi Pilipenko, siis oli Raasikult Andra Allik ja Elisabeth Rebane, kes on Laulasmaa koolis torekaks õppinud, aga praegu see enam Laulasmaal ei ole. Palju õnne sulle. Sinule on ka särk. Vot nii. Tada, annan selle kohe sulle üle. Palun. Aitäh. Ja mul on selline kelmikas mõte ka, et proovime teha niimoodi, et täna saates lähme sedasi, võtame teemasid särgi järgi. Kui sa hoolikalt seda särki vaatad, nii, siis sa näed seal tegelikult märksõnu ja need märksõnad võiksid olla meil täna selliseks teejuhiks ja see on mõnes mõttes sümboolne kogu meie saadete puhul, et kui neid hoolikalt vaadata, siis me leiame sealt väga olulisi märksõnu, täpselt nagu see särki siin täna peidab endas palju märksõnu. No vaata, mis sa sealt leiad kõige esimesena, millest me võiks alustada? Näiteks tore noor. Tore noor. Suurepärane, sellepärast, et saadetes väga tihti, kui tulevad mulle noored või vilistlased, siis ikka me ei pääse mööda sellest, et kuidas sinu teekond algas, kuidas sinust sai üldse tore noor? No nüüd see oli nagu tükk aega tagasi, juba mingi 7 aastat tagasi ma läksin siis Laulasmaa koolis Toresse, kus siis oli minu juhendajaks Merit Eskel. Jah, niimoodi see algaski. Põhimõtteliselt meil oli mingi vahetund, kus siis olid Torevandi kostüümis meil mingid tore noored ja minu arust oli hästi äge. Ma olin ise 5. klassis ja siis ma läksin kohe juhendaja juurde ja ma nagu ma tahan tulla sinna ja niimoodi ma siis sinna sattusingi. Jah, et sind tõmbas selline mõnus melu alguses, aga kui sa seal juba käima hakkasid, et 7 aastat on ikkagi päris pikk aeg ja sa oled siiamaani meiega, et mis sind siis seal hoidis või? Ma arvan, et kõik need inimesed, kes mul seal tore ringis käisid, et kõik olid hästi toredad ja kokkuhoidvad ja meie see kamp oli nii nagu mõnus, et ja üldse see turvaline koht, kus sai olla peale kooli, et Merit meil alati ütles, et kõik, mis me siin räägime, see jääb siia ringi ja nii oligi, et see oli hästi tore. See oli sinu jaoks tähtis, et on üks koht, kus saab niimoodi turvaliselt rääkida. Kindlasti. Mis sa seal õppisid siis? Palju õppisin. Me õppisime üleüldse nagu suhtlema teiste inimestega ja kuidas ka iseendast õppisin hästi palju, et kuidas tulla toime erinevate tunnete iseenda ja kõikide ennast ümbritsevaga. Ja siis kindlasti õppisin ka, kuidas nagu saab õppida samal ajal, kui et oleks tore läbi mängude näiteks, et seda me tegime ka hästi palju. Lihtsalt suurepärane. Peaks sind kuhugi toret tutvustama minema, saatma niimoodi. Aitäh sulle selle kogemuse jagamise eest. See on väga äge kogemus.
ja kui ma sind saatesse kutsusin ja mina tegin seekord niimoodi, et ma lihtsalt tegin tunde järgi. Ja mina vahel teen kohe nimme asju tunde järgi, et kõik ei pea olema mõistuspärane ja ära mõõdetud, et vahel võib väga sügaval olla hästi õige hääl. Ja see ütles mulle, kutsu Elisabeth, kutsu Elisabeth. Ja mina omakorda siis põrgatasin sinule selle mõtte, et sa võid tulla saatesse ükskõik kellega sa tahad. Ja sina tahtsid tulla Annaga. Just. No Anna oli mul kohe esimene mõte, sest et me oleme Annaga ka nii lähedaseks saanud ja läbi tore just, et eelmine aasta, kui me siis tore suvekooli meeskonnas koos olime. No alguses me väga ei rääkinud nii palju, teadsime, et me oleme seal ja siis lõpuks tore suvekoolis, kui me siis seal olime 3 päeva koos ühes majakeses, siis peale seda me oleme nagu kogu aeg olnud sõbrad ja ikka veel. Ja. Ehk siis naljaga pooleks öeldes, kui te tahate endale häid tutvusi luua, siis pange inimesed 3 päevaks tuppa kinni ja siis te saate sõbrad kogu eluks ja soovitatavalt võiks see olla siis suvekooli raames, mis on tore suvekool just. Väga äge. Aga lähme siis Anna sinu juurde ka, et kuidas sina Toresse sattusid ja mis sul veel täna endaga kaasas on? No mina sattusin Toresse nii, et mul klassivend käis Tores ainukesena meie klassist ja Rassikul on nii, et iga aasta Angela käib ja siis tutvustab Tore ringi iga sügis. Ja läks nii, et me nägime oma sõbrannadega, et meie klassivend saab veebruaris 1 päevaks koolist ära. Ja me olime väga kadedad selle pärast ja selle 1 päeva pärast, et ta ei olnud koolis mõjuval põhjusel, me otsustasime, et me tahame ka Toresse tulla. Kas sa räägid praegu vihjamisi sellest, et veebruaris on tore konverents ja vot sinu klassivend sai seal käia ja teid ajas täitsa kadedaks, et ta saab sedasi ära käia. Oi, kui äge. No nii, aga siis te läksite seal käima ja siis mis selgus, et ei olegi ju lihtsalt koolist puudumise koht, vaid et ikkagi midagi te seal õpite ja kuidas edasi läks? No me hakkasime käima, me läksime klassist, läks 3 tüdrukut, me isegi alguses ei olnud nii lähedased, aga nagu selle tore ringi lõpuks me kõik olime, saime väga lähedaseks. Ja õppisime hästi palju endast, isegi praegu, kui ma olen külastanud nooremate torekate koolitusi, siis isegi praegu ma avastan enda jaoks midagi uut nendest õpikutest. Jah, õppisime. Ja kui ma praegu mõtlen sinu peale, et mis märksõna meil siit stuudiopildi pealt, sõprus, see teine raamat kohe seal, tore noore kõrval, et täiesti sujuvalt läks meil selle teema peale. Aga vaata sina ka mõni märksõna seal. No mulle väga meeldib kollane, nii et mulle väga meeldib see sõna rõõmupall seal. Rõõmupall. Mis sa sellega esile tahaksid tuua? Oi, no me Tores oleme kõik suured päiksed ja ma ütleks, et tore inimesed on päriselt äkki klassis selle kollase auraga inimesed, kes on hästi rõõmsad ja hästi säravad ja toovad seda rõõmu kooli ka. Ja te tõesti märkate sellist asja ja see hakkabki kohe, tulebki kohe niisugune erinevus sisse ja ise ütlete kohe seda. Ma pean kohe niimoodi testima seda, sest vahel on niimoodi, et inimesed ei usu enne, kui noored ise ütlevad välja selle. Mis mõttes? Kõik noored on ju toredad ja ongi tegelikult. Aga mingi kollane aura on, nagu sina ütled. Mingi päikseline aura tuleb juurde. Tuleb küll ja ma arvan, et äkki me muutume nagu rohkem avatumaks, kokkuhoidvamaks. Et need on olulised märksõnad tegelikult, et oleks head suhted. Kas sina praegu käid veel koolis? Ma ei käi koolis enam. Praegu enam ei käi. Ja sinuga on üldse see lugu, et sa sattusid Tores käima hoopis noortekeskuses ju.
no mis teil seal siis põnevat? Mis seal näiteks midagi, mis on teistmoodi või erilisem? Mis meil erilisem on? No näiteks, et noortekeskus ei tee võib-olla kooliga nii palju koostööd. Nagu me ei tee nii palju koolisiseseid üritusi, aga me ise oleme hästi vahvad. Ja meie noortekeskusena, kui meil siis tore ring läbi saab, siis me teeme niisugust vahvad ristimist oma uutele torekatele. Vahvad ristimist, see on nüüd uus sõna, mida ma pole enne kuulnudki. Mis sa mõtled selle all ristimine? Vanad torekad, kes ei pruugi enam käia, pilistlased siis, tulevad tagasi meie siis noortekeskusesse ja siis ristivad uued torekad ära ja need uued torekad annavad vande. Annavad vande? Kui huvitav! Kas see on siis nagu see, et te olete lõpuks tõesti torekad, et te olete läbinud selle koolituse ja saate tunnistuse ja te olete sellise rituaali juurde mõtelnud noortekeskuses? Väga huvitav. On sul see vanne siin kohe ette ka lugeda või? On küll. Ongi jah, oi kui tore. Nii, sa oled valmistunud täna, ma saan aru. Ja ma lausa küsisin oma lemmikuühendaja käest, et selle mulle saadaks. Okei, nii. Mina, Anna Pitšugina, tõotan olla truu MTÜ Noorteühing Torele, luban olla ustav sõber ja parim kaaslane igal pool ja igal ajal. Luban alati jagada teiste torekatega oma sööki ja jooki ning kui vaja, siis täidan kõik kaastorekate soovid. Tore, kui noortekas on tore. Kui äge, täiesti selline uus asi, mida tegelikult ju kasutusele võtta, miks mitte koolides ka, et praegu just kevadel mina näen seda, et tellitaksegi aina tunnistusi ja tunnistusi koolidesse. Et siis mõtelge välja oma koolis ka selline mõnus ristimine või vanne või mõni muu rituaal ja kindlasti muidugi tasub tunnistusi alati anda üle pidulikult kogu koolipere ees või siis teie puhul siis on noortekas mõnusasti. No selge, minul läks just väga põnevaks ja ma tean, et sul on tagataskus veel mingi üllatusvaruks. Ma kinkisin just särgi sinnapoole, aga sa ütlesid, et särk puudutab mindki, särgi teema. Mis sa mõtled sellega? Hoian. Mul on siin endal ka vahva särk kaasas. Oi, kui tore. See on mingi tore särk. Mis selle särgi lugu on? See näeb päris räsitud välja. No, minu esimene konverents oli see konverents, mida ma ise korraldasin. Me siis Raasiku ja Kehro torekatega korraldasime koos Raasiku konverentsi ja me saime siis meeskonnasärgid. See oli esialgu valge ja siin oli siuke ilus punane elevant. Nüüd on natuke kulunud ja nagu see taga on kirjas, et annan endast parima. Ja ma mäletan neid särke. See oli vist kuskil 5 aastat tagasi. See oli aasta 2019, oligi 5 aastat tagasi. Ja, just, kui toimuski konverents Raasikul. Nii, ja nüüd on sellega täielik extreme makeover käinud üle kuidagi moodi. Jah, ta ikka seisis mul kapis ja kuidagi väga kahju oli seda ära anda või ära visata või lihtsalt, et ta seisaks kapis. Nii et kui me rääkisime Angelaga sellest, et et ma võiks äkki töötuba läbi viia suvekoolis, siis ma mõtlesin selle peale, et äkki võiks kuidagi lisada midagi uut, teha midagi, mida pole tehtud ja siis ma värvisin oma särgi ära. Nii, ja ma tegelikult mäletan küll, need, kes Tore Storisid jälgivad ja mina isiklikult jälgin neid, siis tegelikult vihjamisi oli seal üks klipike, kus see suvekooli meeskond tegigi selliseid särke. Täpselt. Ja see oli siis, mis mõttega see töötuba sinna oli sisse toodud? Lihtsalt, et meeskonnal oleks tore ja vahva proovida midagi uut, pluss nagu arendab loovust ka, sest nagu nii palju mustreid saab teha. Sest sa saad seda kortsutada, sa saad nööriga selle üle tõmmata, saab pesulõksudega selle kinni panna ja see kõik loob täiesti erineva mustri. Pluss see on omapärane.
nagu me kõik. Ja tundes Angelat, siis ma kujutan ette, et tema mõte seal oli kuidagi niimoodi vaikselt see, et sedasi ühiselt koos tehes te kasvate ka rohkem ühtseks meeskonnaks. Ja nii tore, et ta kaasas seda tegema, et ta ei teinud ise seda, vaid kaasas hoopiski noorte seast kedagi, et see olid sina, kes selle siis teistele tegi. Väga äge näide. Selline üllatus tagataskust. Aitäh. Ja nüüd, kui me juba suvekoolist räägime, siis praegu kõigile vaatajatele saame öelda, registreerumine käib, kes on tore liikmed, need saavad seal osaleda. Ja teie olete mõlemad meeskonnas. Ja nüüd mina tahaksin jälle sedasi kujutleda olukorda, et oletame, et mina olen täiesti võõras ja tulen sinna meeskonna kohtumisele ja näen, et teil on peateema juba olemas. Ja peateema on tegelikult välja ka juba kuulutatud. Kuidas see kõlas? Peateema on siis tore rändaja. Meil läks tegelikult väga pikalt aega, et jõuda selle teemani, aga lõpuks kõigile see sobis ja me olime kõik sellega hästi rahul. Meil oli siis hästi palju ideid alguses, et kuna meil on siis praegu kultuuririkkuse aasta, siis me tahtsime seda teemat siis sellega ühilduda. Ja siis meil oligi hästi palju ideid enda rikkuse kohta, maailma avastamise kohta, legendide, muistendite ja siis lõpuks me kõik panime selle sinna tore rändajasse, mis sobis hästi kõigi nende teemadega kokku. Ja. Ma olen nõus, see on väga äge teema ja tõepoolest tore rändaja kõigepealt ju rändab enda sees ja siis hakkab maailma avastama ja mina ootan küll juba põnevusega, et kuidas see kõik seal suvekoolis nagu kokku mängitakse ja millised nüansid sisse tuuakse. Et iga meeskond on alati nii ägedalt välja mõelnud neid asju, et hoian teile väga pöialt ja head mõttelendu. Nii, aga siis võtaks veel ühe märksõna. Ma ise näen ja väga tahaksin võtta ühe märksõna ise ka. Sobib? Ikka. Et väga märkamatult on seal sees sõna märkamine. Vot sa juba kergitad kulmu, et kus see on, jah. Et ta väga märkamatult seal, aga tegelikult ta ongi märkamine. Et tahaksin ikkagi küsida, kui mul juba noored kohal on, siis miks teie meelest on maailmas noorteühing Toret vaja või siis sellist programmi, sellist elustiili, mõtteviisi ja mis sõnad meiega kõigiga kaasas käivad, eks ju? Toret on kindlasti vaja ja ma ei tea, eriti noorte seas, kellel ei ole nii lihtne suhtlemisega või üleüldse enda ja kõige muuga. Et see on kindlasti kõigil abiks ja see on selline turvaline koht, kus olla. Seal õpib hästi palju ning ma arvan, et peale seda, kui tore noor on siis selle kõik läbinud, selle koolituse, selle tunnistuse kätte saanud, siis tal on nii palju juba endaga kaasas ning samamoodi ta saab kõike seda, mida ta õppis, jagada ka teistega, kes ei ole veel jõudnud tore ringi. Näiteks mina olen ka samamoodi märganud teisi enda ümber, kes ei suuda, ei ole suutnud või ei julge tulla rääkima ja ongi üksi, aga siis ma ikka lähen ja räägin ka nendega, et ma ei jäta neid üksi. Et minu pärast ongi võib-olla toret vaja, et märgata teisi ja sa õpid läbi selle märkama teisi. Ja. Onna, on sul ka mõni lugu sellega seoses? Mis sina arvad asjast? Ma arvan, et meil kõigil on toret vaja, sest et tore on nii palju inimesi kokku toonud ja tore on me kõiki märkama pannud. Isegi mul tuleb meelde, et õpikus oli äkki üks ülesanne ja ma mäletan, et omal ajal, kui ma läbisin ka seda õpikut, siis oligi see ülesanne, et äkki oli,
et märka selle nädala jooksul kedagi, nagu räägi inimesega, kes võib-olla ei räägi nii palju, nagu lihtsalt märka. Jah, ja ma ise läksin oma klassiaja juurde, kes ta ei rääkinud minu arust nagu aastaid väga kellegagi ja tal oli hästi nagu raske suhelda inimestega. Ja ma läksin ja rääkisin ja tegin talle paar komplimenti ja aasta pärast ta ise tuli ka minuga rääkima. Vau, selline lugu. Mul on hea meel, et sa seda jagasid. Muidugi kurb kuulda ja see muidugi on koolides nii, et osad on kuidagi omaette ja millegipärast jäävad kõrvale ja ei julge tulla. Et on sul ka, Elisabeth, kus koolis sa praegu üldse käid? Ma käin praegu Pelgulinna gümnaasiumis. Kas seal on tore? Ei ole. Otseselt ei ole, jah? Sellega oligi selline lugu, et 10. klassi minnes siis ma sattusin ühte klassi koos Hanna-Gretega, kes on siis keelekooli torekas. Vilistane siis nüüd juba. Ja esimeste kuude jooksul me panimegi tähele, et siin ei ole tore. Ja et ilma selleta ongi nagu miskit puudu. Ja siis me tükk aega mõtlesime, et kuidagi võiks ju seda toret siia saada, et eks me rääkisime ka klassijuhatajate ja kõigega, aga asi ei ole veel sinnani jõudnud, aga äkki ta veel kunagi jõuab. Ja. Äkki kunagi jõuab. Ja kas sul on ka mõni lugu, kus sa saad reaalselt aru, et tänu turele sa tegid selle sammu astusid? Ja et... meil 10. klassis oli 2 tüdrukut. Nad olid hästi koos kogu aeg, aga üks läks ära sealt koolis, meie koolist ja siis see teine tüdruk jäi hästi üksi ja ta oli nagu pikalt olnud üksi ja siis ma märkasin seda ja mul oli endal ka juba nagu halb tunne sees, ja siis ma ükskord mõtlesin, ma lähen ta juurde ja et ma küsin, kuidas tal on. Ja ma sain, ja ta rääkis ka mulle, et tal on üksik olla ja ta ei tunne ennast hästi. Ja ma ütlesin talle, et alati ta võib minuga rääkima tulla, kui tal on mingi mure, rõõm, ükskõik mida. Ja et ta on ise muidu, võib-olla ei ole veel nii julge, aga eks ma ikka vahepeal käin ta juures ja üritan temaga ikka suhelda ja mitte, et ta oleks kogu aeg üksi. Ja et äkki ta ka kunagi julgeb minuga ise rääkima tulla. Mina panen siin loos praegu mitut huvitavat kellukest, näen isegi häirekellukest. Et näiteks minu meelest see, kus sa ütlesid, et sind ennast ka häiris see juba. Et kuidas sa torekatel nagu see empaatiavõime nagu on päriselt olemas. Et väga palju käiakse nii, et need ei huvita ka, kas keegi on eraldi, kas keegi on jäänud välja. See lihtsalt ei kuidagi nii, ei panda isegi tähele seda üldse. Sina panid seda tähele, pluss see häiris sind nii palju, et sa lihtsalt ei suutnud, et sa pidid minema temaga rääkima. Ja teine mingi äge kelluke oli see, et ta mõtleda juba avaski sulle ennast. Ta ütles, et ta tunnistas. Sinu tähelepanek oli jumala õige. Ta oligi üksinda tundnud ennast seal. Aitäh, et sa seda jagasid. Ma ei tea, mis sa tahad täpsustada veel sellega? Ei, vist ei ole vaja. Muidu jah. See on nii sügav lugu tegelikult jälle. Ja see ei ole veel lõppenud minu meelest, et sul jätkub see, et sa tegelikult hoiad silma peal, nagu ma aru saan. Jah, hoian. Aga ma tahaks tegelikult ühe asja veel juurde küsida. Nii, ma lihtsalt proovin ette kujutada seda kooli eluolu ja kui keegi on üksi, siis tema jaoks, tema pilgu läbi on teised kõik ju koos ja siis nüüd äkitselt sina tulid sealt teiste seast ära. Et mis need teised sellest asjast arvasid? Põhimõtteliselt ma käisin selle tüdruku juures ja ma tulin tagasi ja siis teised olid nagu, et miks sa temaga rääkima oleksid. Et nad ei olnud nad ei saanud võib-olla aru sellest, miks ma just temaga rääkisin, sest ta ongi kogu aeg üksi, aga nad ei saanud sellest aru, et nii tegelikult ei tohiks olla. Aga ma märkasin ja muutsin seda.
jah. jah, ja sa said nendele ka äkki siis öelda lõpuks, Jaa, ma ütlesin jah, et võiks ikka rääkida, et see ei ole päris okei. Torekad, ma tahaks kõiki maailma torekaid kallistada, see on nii äge, mis te teete ja seda on nii raske mõõta ja seda on nii raske nagu kuskile, noh, nagu neid lugusid on tegelikult nii palju, me ei räägi nendest ju kogu aeg, on ju. Mina jah, kutsusin su saatesse siia, praegu sinu lugu tuli lagedale ja sinu oma ka, Anna, aga ülejäänud torekaid on ju palju meil ja neil on igapäevaselt sellised juhtumid. Aitäh teile, see saade on praegu väga ägedat rada läinud minu jaoks. Mul on hea meel, et te tulite. Kas nüüd on veel midagi, mida te tahaksite lõpetuseks öelda? Vist ei ole praegu. Aga... Kas sa tahad väljendada armastust oma kõikidele kaastorekatele? Jaa, kindlasti. Armastan. Kuule, ja, siin on üks raamat, millel on märksõna armastus, nii avaldage armastust. Jaa, kindlasti. Tore inimesed ja armastan neid kõiki ja et ma olen nii tänulik, et nad on minu ümber ja et ilma toreta ma ei teaks Annat, ja ma väga õnnelik, et ma tean seega. Jah, kindlasti hästi palju inimesi, kes ma olen läbi tore kohanud ja ma olen nii tänulik nendele ja kas seda ka? Ma ütleks, et kõige suurem tore ressurss või üldse väärtus torel on inimesed, sellepärast, et ma tean nii palju torekaid, ma tean nii palju inimesi ja nagu see on nii palju elus kaasa aidanud. Ma olen näinud mingites uutes kohtades, mingitel koolikokkutulekutel, mingitel kooliüritustel näinud torekaid ja me oleme rääkinud, sellepärast, et me lihtsalt oleme näinud üksteist suvekoolis, isegi juhendajatega ka. Ja pluss ma ei oleks nii palju Eestit näinud, sest me käime konverentsil, me käime iga aasta väga erinevates paikades ja torekad on ka igal pool erinevas kohas. Kui poleks torekaid, ma arvan, et ma ei oleks Rakveres käinud, Põlvas käinud, Tõrvas käinud. Ja väga armastan neid. Ja nüüd lähme Kuressaarde. Ja nüüd lähme Kuressaarde ja ma olen Te olete nii rõõmsad kohe selle üle. See tuleb mu teine kord Saaremaal. Nii et ma väga ootan seda. See on suurepärane armastuse punkt, millega saade kokku võtta. Aitäh, kallid vaatajad. Tulge jälle tagasi teisipäeviti kell 6, sest stuudios on tore.